Igatahes, me oleme Viljandis, kus toimub üritus Huvimäss 2020. Siin on igasuguseid erinevaid töötubasid noortele, saab otsida endale sobiva trenni ja mina teen pumptrackil väikese töötoa, viskan mõned saltod, teen muid trikke ja vaatame, videost kohe näed, mis toimub hakkab. Poisid ja tüdrukud, Viljangas! Hurraa! Tegemist ei ole tavalises skatepargiga tegemist, erilise amplipargiga, siin tehti juba üldse pikk 360 ma nägin, aga... Kaasa loomulikult, kui kõik tuleb välja, siis aplausi saatel, seda edasi järgmise trikki saata, on ainuõige tegemist. Hurraa! Kuidas sul on, kas oled teed minu mõned trikid või tuled minu juurde? Tahab sõita, aga ainult pampliku tööl, mitte tänaval. Tuleb kiita, teeme aplausi, ta pole veel üldse kukkunud. Väga tubli. Proovime kukkuda peale. Proovi turvalist kukkumist. Me ei taha siin ära lõhkuda, aga võib-olla nüüd kõik poisid ja tüdrukud, kellele meeldib kukkuda, vaatavad, kuidas on turvaline kukkuda. Nii, sa nüüd kukkusid, aga sa oled elus. Kas kõik on hästi? Elus. Käime uuesti või? Muidugi! Kas millegi on näiteks soove, millist trikki Viljan võiks täna proovida? Topelt päkki. Siin ei jõua vist. See on hea mõte. Seda luba sinna peal väga hästi. Hurraa! Julgen väita, et salto on tänase päeva kõige populaarsem trikk. Sulle aitäh sulle, et sa juba teist korda seda proovisid. Ma tahaks küsida, kas sa front ega teed? Viljan, kas sa edaspidi oled ka proovinud? Olen. Aga mitte siin, jah? Siin ei ole teid, ma ei tea. Saaks kuskile. Rahvas nõuab. Elamine kaasa, aplausa! Kuulge välja! Peaaegu! Teist korda ei ole sunnitud proovida. Viljan on üks Eesti ekstreemspordi eestvedajatest ja ürituste korraldaja, näiteks Jukos Tartu ja Kopli Session, Simple Session aasta 20 avalike suhete juht ja endise Tartu skatehalli juhataja. Trinkirattakooli teenistus akadeemia treener, YouTuber, ettega sihtasutus Arkimeedese, noortesuuri digikommunikatsiooni juht. Täna oled sa meil siin triki ratturina. Sul tuli trikid väga hästi välja. Minu küsimus on see, kohe esimene, kui kaua sa oled selle alana tegema? Praegu 12 minutit, et 12 minutit oled sellega tegeleda. Aga tegelikult, kui vana olid esimest korda trikirattaselga juba lihtsalt? Tegelikult ma olin 13 ja 4 tundi päevas on vaja näha vaeva, et jõuda täna siia aastas 2011 on 9 aastat 4 tundi päevas. Ma isegi ei taha neid tuhandeid tunde kokku lugeda, sest seda aega on palju. Mis tähendab seda, et noored poisid, kes te siin olete rattale tulnud liiget tigile, et teha frontflippi ja jääda püstipätte veel rohkem harjutama.
mitte maa pärast, aga täna see rada ei ole selleks suunatud. Aeg-ajalt vaatan, et ei oleks mingid mõrasid midagi sees. Ja siis on enda varustus, kiiver kindlasti pähe, peavigastused tulevad ülikergesti ja nagu täiesti ootamatul ajal. Mina olen neid ülipalju läbi teinud ja see ei ole üldse tore ja selles mõttes isegi kiivriga on valus kukkuda, et ma võin seda ise nagu täiesti vabalt öelda, mul on nagu videotõendeid ka sellest, hullult palju on Instagramis, YouTube'is olemas. Ja siis ongi kaitsmed, et mida on ka hullult kasulik kanda, mul on ilusti põlvekaitsmed, saarekaitsmed, hüppeliigesed toed, vahepeal külanuki kaitsmed. Ja kui kellegil on vaja siis veel midagi, on olemas full face kiirutuse karjad, näiteks ma ei tea, hambed välja kukkuda või midagi, siis on mõistlik seda kanda, kaitseb see lõugu ka. Et minu meelest on nagu see, et kui sul on see turvavarustus peal, sa saad teha lahedamaid asju ja nagu sa ei pea karta seda, et mõni mõtleb, et meil kiiver on nõme välja, aga nagu kui sa saad teha lahedamaid asju ja oled turvalised ja sa ei pea nagu riskima, et kui sul on mingisugune kukub pea katki, saad mingi õmbluse, ma ei tea, siis ei ole nagu nii lahe. Pigem nagu lased kiiver olla spordi ajal peas ja siis vabal ajal ka lahe. Teaduskooli ootab huviti, näen juba praegu poisid vaatama internetist uusi võimalusi, mida kõike teha, nii et kellel natuke nad kõik huvitud, huvi, fototehnikale siis. senti on kõige madalam kõrgus nüüd. Edasi läheb 35 peale. Tunne aeg DJ võitsa ja loomulikult iga üksteist siis võib tulla muu isiklikult ütlema inimest huviala riigist tunnete puudust. Näita, mis sa teed seal. Filmisin. Me on kahekesti koos filminud. Kuidas päev meeldib? Hästi ja me natuke kukkusime ja ma ei tea. Läksime ei taha või? BMX on küll lahe sõita ja... Tahad näha, kuidas me hüppame? No, lähme vaatame. Oli Ken, Ken, jah. Kuidas Ken käib? See on mingi teine asi. Ken on see, kus seda jala üle. Üle, proovis sealt tulla üles. Sugus pimeks frontflip. Ma võin 5-4 proovida siit üle. Davai. Jou, davai, tere. Tegi ära. See oli nii leit. Oppo. Mis siin on muuta? Pornud. Mis porinsad see uuesti? Kuidas meeldis? Jah, kas tuleb ka 3-6 paar? Paar. Ja.
Mida sa teed? Mida sa teed? Mis asja te just tegid see? Võtid panin just kokku. Lambist. Lihtsalt lambist. Töötuba tehtud, nüüd on asjad ka pakitud ja lähme vaatame, mis Viljandi skatepargis toimub. Ja nüüd olemegi Viljandi skatepargis ja ma kuulsin, et Karl pidi mingi trikki ära õppima. Mis trikk see oli? Viibelard. No nii, läheb või? Kohe, praegu. Ai. Tubli poiss. Noh, olemas kohe ju. Tuleb ikka. Freecoaster või? Jah. Okei, kolmandaga ikka tuleb. See oli vist see trikk, millega me siin prood said siin miinuseid. Nii et ei, näita nüüd. Ja kes ei tea, millest ma räägin, siis põhimõtteliselt võid vaadata eelmist Viljandi vlogi asja. Viljandi Jam'i video, panen lingi siia. Jou! Ai, nice. Tubli. Väga kõva. Jah, 5 miinuses proodi saanud hakkama. Nice. Ai, aga mis on sinu vigur? Viibel Oppo 3. No come on, see oli liiga lihtne. Siin saab parsi vahele. Parsi tee välja või? Viiblist võin teha küll, aga kränki ma ei ole varem teinud. Tahaks teha. Davai. No niimoodi vist ära ei tee, aga... Viibele kränki aitu. Aga mis asja? Taga peeks mat. Oli või? Ma ei pannud saanud arugi. Ja nagu ikka, uus skatepark, uus Worcester, uus Flair. Kohe esimese asjana. Teeme näe. Ai. See on nii naljakas. See on nii väike ikka. Samas ta ei ole ju nii väike. Ainult ta nii üle mõtlen. Nagu ei oleks teinud varem. See on suht kauge. Aga Flair on 3 ka või? 3 sa teinud. Oogu juurde, oogu. Aga samas jälle peaks, ma arvan, Kohe tagasi. Jep.
see oli nii lähedal. Kui ta nüüd järgmisega ära teeb, siis mul ratas seal valmis, siis ma lähen kohe panen selle flare'i ära, sest ma enne ei julgenud. Ja noh, tšikk julgeb teha. Oota, kus su vippi jäi? Ma tean täna. No mida sa teed? Oh, issand jumal. Timmu. Mis asja? Kas kergem ei ole või? Ah? Teie arvates kergem pole või? Ma ei tea, võid proovida. No, Aga mis tunded sind valdavad? ma ei oska öelda niimoodi. Nagu mulle see, et ma õpin suht kiiresti, sest kunagi, kui ma sõitsin tõuksi niimoodi, siis ma käisin kogu aeg sugulastega sõitma ja siis nad õpetasid mulle kogu aeg trikke. Ma hingeldan nagu nii palju. Aga hakkad tiputama või? Nendest võib natukene tulla, siis siin väga ükseks pildi Vast ei ole midagi hullu, jah. Oota, aga sa oled siis sõitnud tõuksi, midagi veel? Rula ja BMX-i. Ja kaua sa BMX-i oled sõitnud? Tegelikult ütlen niimoodi vähe, sest mul pole nagu enda BMX-it olnud, aga muidu käisime kogu aeg Krisiga siin sõitmas, vaata, siis Kris õpetas trikke ja siis ma tegin kõiki trikke järgi ja mõtleme nii palju oskusi. Okei, davai. Ja mis su Instagram on? Kristella Saar. Davai, Kokku. teeme nii. Aga nüüd teeme ära. Tuleb. Ma kaon alla ära. Mis sa sealt leidsid? Nii raske. Noh. Krängiga põlve praegu. Sai talle teine ratas antud. Kas nüüd sellega tuleb ära? Tuleb või? Peab tulema. Nii. Üle lihtsalt, teeme üle ära. Tuleb. Jaa! Flair, minu kord. Flair, läheb. Oi, natuke vähe hoogu oli vist, aga teeme ära juba. Tuleb ikka. Ouch. Jala vastu kränki täiega ära. See oli päris halb juba. Ma pean nagu suurem hooga tegema või? Võlg oli otse seal copingu juures ju. Siis ma pean väiksema hooga tegema või suurema hooga. Tippi ei oska anda või? Võib-olla natuke väiksem, aga siin on juba päris märg. Aga kas mul peal on ruumi seal üldse? Ma isegi ei saa aru, nagu ta on nii lähedal. Nagu sa näed, siis nüüd hakkas vihma sadama. Mina oma flare'i testada ei saanud. Ta on liiga ohtlik, et juba teha. Märgadel rämpidel lihtsalt ei ole mõistlik sõita. Ja mu pea oli ka ülilähedal. Liiga jube oli. Aga kus su nimi oli? Stella oli ülitubli. Tegi 3 ära. Ja meie 8 feilisime, nii et girl power ja märki-särki. Followge, nagu ta ütles, Instagram oli olemas ja davai. Aga
kas me saame veel midagi täna teha või? Kõrti äkki. Vaatame või? Võib vaadata. Aga hakkas liiga hullult sadama, nii et kokkuvõttes ma lähen ikkagi koju ära, nii et sina nüüd pane like, pane subscribe, väga hea, aga näeme järgmine kord, tšau!